liigu edasi 3. kongini, milles kuuled infot teemal KGB ja homoseksuaalsus. Ruumi kureeris Andreas Kalkon. Astu mööda koridori 1,5 meetri jagu edasi ja jõuad 3. kongi kitsa ukseavani. Seistes seljaga kongi sissepääsu poole, jäävad sinust vasakule seinale infotahvlid Petkuse ja Nikluse lugudega. Seina tagumises osas on videoprojektsioon, niinimetatud kuulujuttude sein. Kongi parema seina keskel on laud ja selle ees üks 4 jalaga taburett, millele võib istuda. Sissepääsust vasakul olevast tekstist saab teada järgmist. Nõukogude Eestis hakkas kehtima kriminaalkoodeks, kus meestevaheline seks oli kriminaliseeritud. Enne okupatsiooni oli 1929. aastal võetud Eesti Vabariigis vastu kriminaalseadustik, kus konsensuslikud homoseksuaalsed aktid polnud kriminaliseeritud. KGB kasutas seda paragrahvi aastatel 1944–1960, paragrahv 154a ja 1961. aastast alates paragrahv 118, muuhulgas teisitimõtlejate karistamiseks ja häbimärgistamiseks. Seadus käsitles nii homoseksuaalsust kui pedofiiliat samas paragrahvis ühesuguse patoloogiana ning see paragrahv oli koos psühhiaatriliste diagnoosidega relv teisitimõtlejate kompromiteerimiseks ja tagakiusamiseks. Heteroseksuaalsest normist erinevad inimesed muutusid sellises politiseeritud homofoobia õhkkonnas kergesti fantaseeritavateks ning pidid seetõttu olema eriliselt ettevaatlikud. Homoseksuaalsuse kriminaliseerimine ja häbimärgistamine võimaldas hoida suurt hulka inimesi oma seksuaalsete eelistuste tõttu pidevas repressioonide hirmus. Vasakul seinal kirjeldatakse Petkuse ja Nikluse lugu. Seinal on ka portreefotod meestest. Lugu on järgmine. Leedu dissident Viktoras Petkus, sündinud 1928, surnud 2012, oli Mart Niklusega, sündinud 1934, tutvunud Mordvamaa vangilaagris. Mõlemat meest karistati juba väga noorelt Nõukogude korravastase tegevuse eest pikkade vangistustega. 1970. aastate keskel tegi KGB-le muret, kui Petkus hakkas koondama Baltimaade dissidente. Eesti, Läti, Leedu rahvusliikumise peakomitee. Eestlastest osalesid kohtumisel teiste hulgas Mart Niklus ja Enn Tarto. 1977. aasta augustis Petkus arreteeriti. Pärast 8 kuud vangistust oli KGB jutumärkides leidnud tunnistajateks noored mehed, kes väitsid, et Petkus on olnud nendega umbes 5 aasta eest jutumärkides pederastlikus vahekorras. Üks tunnistaja väitis näiteks, et reisidel sõprade juurde Tallinnas, Tartus ja Pärnus olevat Petkus püüdnud noormehega ühes voodis magades oma sugutungi rahuldada. Üks esimesi Petkuse vastu kogutud tunnistusi oli Kazimieras Paulioniselt, kes tunnistas miilitsale, et Petkus olevat tahtnud teda nende ühisel Eesti reisil seksuaalselt ära kasutada. Umbes 6 aega pärast selle tunnistuse andmist suri Paulionis. Põhjuseks hooletus tulirelva käsitlemisel. Traagiline sündmus tekitas palju kuulujutte. Surma peeti seotuks KGB ülekuulamismeetoditega, kahtlustati ka mõrva või enesetappu. Kuulujuttude seinal vahelduvad 11 tsitaati. Tsitaadid on valges kirjas tumedal taustal. Need vahelduvad suhteliselt kiiresti ja ilmuvad seinale kaootiliselt. Iga tsitaadi all on autori nimi ning mõtte avaldamise aasta. Kõik tsitaadid on ühel või teisel moel seotud Petkuse ja Nikluse looga. Järgnevalt mõned näited. Täna, 17. jaanuaril 1979 kell 14.30 külastas mind major Jakob Lillemaa Tallinna KGB-st. Visiidi põhjusena soovis ta teada, kui kaua ma Mart Niklusega ühes koonduslaagris viibisin ja kas ma ei märganud juba siis tema juures mingeid psüühilisi või seksuaalpatoloogilisi hälbeid. Vastasin, et meie laagris olemise ajad on KGB-l kaugelt paremini teada kui meil endil ja et mingeid ebanormaalsusi ei siis ega nüüd pole ma Nikluse juures tähele pannud. Lisasin, et ma ei kavatse anda andmeid KGB poolt ohustatud isikute kohta ja palusin see jutt lõpetada. Selle peale jutustas major Lillemaa, et KGB-l olevat andmeid Nikluse homoseksuaalsest tegevusest ja sarnastest sidemetest oma õpilastega, milledest mõned olevat sellest KGB-le teatanud.
Ütlesin, et ilmselt kavandab KGB Nikluse vastu samasugust provokatsiooni, nagu eelmisel aastal Viktoras Petkuse vastu, ja avaldasin imestust, et sellest mulle rääkima tuldi. Jaan Isotam, 1979. Ajalehtedes avaldati artikleid, mis kujutasid Marti kõigi aegade suurima koletisena. Tema noori õpilasi katsuti panna andma seletusi, mis justkui oleksid paljastanud Mardi homoseksualismi. Jevgeni Gabovitš, 1983. Parema seina ääres oleva pruuni kontorilaua spoon on servadest kulunud. Laua mustad torujad metalljalad on mõlemal pool laua külgedel. Paremal pool on laua all 4 sahtliga boks. Laua ees on 4 jalaga pruun taburet. Laual on 4 A4 eksemplari ülestunnistustega, mille sisu on järgmine. Puhtsüdamlik ülestunnistus. 9. mail 1984 aastal püüdsid 3 Eesti noormeest, 20, 23 ja 34, Ukrainas Taga-Karpaatia oblastis ebaseaduslikult piiri ületada, et jõuda Ungari kaudu läände. Juhtumi puhul on eriline, et 2 noormeest väitsid ülekuulamisel, et põgenemise põhjuseks oli nende homoseksuaalsus. KGB-d huvitas nende homoseksuaalsete meeste tutvuskond ja eriti nende välismaised kontaktid. Põgenemiskatses osalejad kartsid, et neid võidakse süüdistada riigi reetmises ning seetõttu rõhutasid oma tunnistustes, et põgenemisel polnud poliitilisi põhjusi, mis tolleaegses sargoonis tähendas Nõukogude korra vastasust. Samuti püüdsid kinnipeetud vältida seda, et neid süüdistataks lisaks põgenemiskatsele ka pederastia praktiseerimises, mistõttu rõhutati kõigi homoseksuaalsete kontaktide puhul, et mingeid seksuaalseid suhteid polnud. Ühe noormehe toimikus on ENSV julgeolekukomitee uurijale kirjutatud seletus põgenemise kohta. Dokumendi lõppu on lisatud seletuse järg, kus noormees tunnistab üles, et põgenemise põhjuseks oli tema homoseksuaalsus. Kas see oli siiras pihtimus? Kuidas KGB noormehe üles tunnistama pani?